Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast taas Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja täna ma tahan rääkida teile ühest sellisest teemast nagu kahtlus ja kahtlused. Nimelt, võib-olla te olete ise märganud ka seda nii enda pealt kui teiste pealt, kuid mina olen tähele pannud, et viimasel ajal on inimkonna kollektiivteadvuses tunda väga palju kahtlemist. Kahtlemise energia on õhus ja tuntav ja eriti just ärganud inimeste seas. Ärganud inimesed on hakanud kahtlema. Esitama endale selliseid küsimusi, et kas valgus ikka võidab, kas me saame hakkama, kas ikka vaktsiinid tulevad kohustuslikuks, kas me ikka pääseme sellest hullusest, kas ikka saadakse kõige selle avalikustamisega õigeaegselt hakkama, kas me saame ikka 5. dimensiooni minekuga hakkama, kuni sinnamaani, et kas ma ikka leian töö ja kas ma saan üle oma suhteprobleemidest, mis saab nende pereliikmetega, kes pole veel ärganud ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja see võib kesta terve detsembrikuu, sest see on juba kesknud ja pigem see muutub järjest tugevamaks. Kuid räägime natuke sellest, mis asi on kahtlus. Kahtlus on iseenesest hirm tundmatuse ees. Ja teine pool sellest kahtlusest on suutmatus usaldada seda, mis võib-olla tuleb järgmisel siin ja praegu hetkel meile kätte. Ja iga kord, kui me hakkame kahtlema, siis on vaja teadvustada endale ühte asja. Nimelt, et see pole tõsi. See pole tõde. Kahtlus on lihtsalt üks emotsioon, mida me tunneme. Kuid niipea, kui me anname sellele tähelepanu ja kaalu, kui see võtab meie üle võimust, siis sellest saab reaalsus. On täiesti okei, kui me suudame seda kahtlemist endas lihtsalt jälgida. On täiesti okei öelda endale, et jaa, praegu ma tunnen seda kahtluse tunnet. Näe, nüüd ma kahtlen selles. Kuid hästi oluline on märgata ja teadvustada endale seda siis, et see pole tõsi. Ja edasi, mis saad teha, ongi, saad valida selle reaalsuse, mida sa soovid kogeda. Sest see on justkui nagu televiisori vaatamine, kus on kas või 1 miljon kanalit, hästi palju erinevaid kanaleid ja ühe kanali nimi on näiteks kahtlus. Ja iga kord, kui sa seda kanalit vaatad, siis sealt tuleb kõik võimalikku seoses kahtlusega. Sisuliselt kõik see, mida ma siin enne juba üles lugesin, et kõik need küsimused tulevad teemaks. Ja sul on sellel hetkel võimalus kanalit vahetada lihtsalt. Sa ei eita selle kanali olemasolu. Sa oled täiesti teadlik, et see kanal on olemas. Sa tead, mis sealt tuleb, kuid sa valid vaadata mõnda teist kanalit. Seega sa klikid järgmisele kanalile. Ja see järgmine kanal näitab sulle just seda, mida sa tahad järgmiseks kogeda. On ju lihtne? Lihtsalt ükskõik, mida me sel kuul ka tunneme ja mõtleme. Mõtleme näiteks seda, et mis siis, kui mingid asjad tõenavad, kas ikka nii läheb, kas see on ikka nii, kahtlused ja kahtlused ja kahtlused. Kogu hirm tundmatuse ees on täiesti normaalne. Samas on täiesti normaalne, et me ei tea, mis tuleb, sest me pole kunagi teadnud, sest me loome seda ise iga järgneva sekundiga. See on täiesti normaalne. Seega me loome ise oma tulevikku. Me ei tea küll, mis see on, kuid me tegelikult loome seda. Meil on see võime ja kõik vahendid loomiseks olemas meie sees. Ja kõige olulisem on luua mitte läbi selle hirmu, läbi selle usaldamatuse, vaid luua oma täies väes, austades kõike, mis on, mitte luua oma hirmus. Sest paraku paljud usuvad, et me ei saa luua seda, mida me tahame, sest me oleme justkui nagu kõik, üks teadvus ja kõik mõjutab kõike. Et meil ei ole nagu seda väge nagu oma reaalsust ja maailma muuta. Ja me olemegi üks, tõesti oleme, kuid igaüks meist vastutab enda loomingu seest ise. Ja see mõjutab kollektiivteadvust. Iga pisikene killukene, nagu iga eraldi olev, justkui nagu eraldi olev inimene, meie enda meel,
see mõjutab kollektiivteadvust. Iga meie hetkel loodud reaalsus mõjutab seda. Seega meil on tohutu vastutus ja sellest me oleme ka varem rääkinud, ja tõesti vahet ei ole, kas sa seda usud või mitte. Me loome oma reaalsust ja me loome läbi selle ka kollektiivteadvust, igaüks eraldi. Ja lõppude lõpuks ei ole tähtis, mida sa valid, mida sa taotled ja lood. Sest austada tuleks iseenda kahtlusi, neid hirme, seda võimetust kinni hoida kõigest, mis ei ole siin ja praegu. Ja seega ei ole tähtis, mida sa valid, tähtis on austada ennast, oma hetkeseisundit. Ja niimoodi me loome koos sellise vabaduse, mis sisaldab tõde, vabadust, rõõmu, küllust, rahu, armastust. Ja ainus võimalus seda luua on valides ja keskendudes sellele, sõltumata sellest, mis toimub ümberringi, sõltumata sellest, mis teevad teised, sõltumata sellest, mis teised arvavad, sest see on meie väes olev võimalus. Ja kui sa siiski tunned seda kahtlust, siis lihtsalt ütle endale, et näe, siin ongi see kahtlus, kuid see pole tõsi ja ma valin täiesti teise reaalsuse, sest meie inimkonna kollektiivteadvus väärib seda kõike, väärib tõde, väärib vabadust, väärib rõõmu, küllust, valikuvabadust, sõnavabadust, rahu, armastust, ühtsust, empaatiat, kaastunnet, kõike seda. Sest see on just see, mida me koos sinuga siia planeedil oleme loomas, üha rohkemate inimestega, valides iga siin ja praegu hetkel, kus me tahame olla. Selleks, et saada vabaks sellest 3D maatriksist. Ja paraku, mida me kogeme, on kahtlus. Ja kui me seda kogeme, siis on see täiesti okei, kuid meil on võimalus vahetada kanalik, nagu ma ütlesin. Valime kahtluse asemel tõe, vabaduse, rõõmu, külluse, valikuvabaduse, sõnavabaduse, rahu, armastuse, ühtsuse, empaatia, kaastunde, kõik selle. Ja uskuge mind, see saab reaalsuseks õige pea. Nii et sellega ma täna lõpetan ja kohtume juba uute teemadega. Peatse nägemiseni Valguse kanalil.